Kombinatoorika on matemaatika haru, mis uurib ette antud hulga elementide kombineerimise võimalusi. Kombinatoorikas on 2 põhireeglit. Esimene on liitmisreegel. See on olukorras, kus on võimalik valida üks asi või teine asi. Et ütleme, et näiteks on olemas 3 Lego ja näiteks 4 autot. Ja siis laps võib valida kas ühe Lego või ühe auto. Võib valida ühe Lego või ühe auto. Ja kuidas me seda kasutame on see, et kuna meil on 3 erinevat võimalust või meil on 3 erinevat Lego ja meil on 4 erinevat autot, siis selleks, et saada kõik need võimalused, mitu erinevat võimalust lapsel on, et võtta endale üks mänguasi, siis me teeme 3 Lego pluss 4 autot, sest ta saab valida ühe või teise. Ja siis me saame teada, et lapsel on 7 erinevat võimalust. Teine reegel on korrutamisreegel. Vahel öeldakse ka korrutamislause. Ja see kehtib siis, kui on võimalik võtta üks asi ja teine asi. Et ütleme, et meil ongi see 3 Lego ja 4 autot ja laps võib valida ühe Lego ja ühe auto. Ehk siis lapsel on 3 Lego korda 4 autot, mis on 12. Ja see on siis 12 võimalust valida endale siis mänguasi. Nüüd räägime permutatsioonidest. Permutatsioone kasutatakse olukorras, kus meil on võimalik näiteks mingeid inimesi ritta panna ja on oluline, et mis järjekorras me need ritta paneme. Et ütleme, et meil on 25 inimest ja me tahame teada, mitu erinevat võimalust on need ritta panna. Mitu võimalust ritta panna. Ja et saada teada, siis me mõtleme niimoodi, et et meil on 25 kohta, ma kõiki praegu ei joonista. Ja siis esimesele kohale, meil on 25 inimest, on võimalik, et istub 25 erinevat inimest. Nii, nüüd teisel kohale saab istuda 24 inimest, sellepärast et üks inimene juba siia istus. Et siin oli võimalik 25 erineval inimesel istuda, sest kõik inimesed veel seisid. Nüüd üks inimene on istunud, meil on 24 inimest, kes võivad siia kohale istuda. Nii, nüüd meil on üks inimene istunud, teine inimene istunud, mitu inimest saab siia kohale istuda. Järelikult 23, sellepärast et 2 inimest on juba istunud. Ja siis nii edasi, et siia saab 22 erinevat inimest, sest teised on juba istunud 21, 20 ja nii edasi kuni üheni välja. Ja see, kuidas seda kirjutatakse või arvutatakse, selleks on selline tehe nagu faktoriaal. Nii et kui me tahame öelda, et 25 inimest ja siis erinevad võimalused, kuidas need istuvad, siis me kirjutame seda niimoodi, et 25 faktoriaalis. Ja mis see tähendab, on põhimõtteliselt 25 korda 24 korda 23 korda ja nii edasi korda 2 korda 1 ehk siis lõpuni välja. Ja see on võimalik välja arvutada, aga ma praegu ei hakka seda tegema, see võtab natuke aega. Nii et permutatsioonide võrrand on põhimõtteliselt, või valem on see, et permutatsioonid n-ist on siis n faktoriaalis. Nii et seda sama saab kasutada, et inimesed, mis järjekorras need istuvad, mis järjekorras, ja nii edasi. Liigume edasi. Nüüd järgmine asi on kombinatsioonid.
üks asi, mida võiks öelda veel faktoriaali kohta, on see, et 0 faktoriaalis võrdub 1. Ja see on selline reegel. Nii, kombinatsioonid. Kombinatsioone me kasutame, et kui on vaja teha mingist grupist inimestest või mingist hulgast inimesest mingisuguseid gruppe. Et ütleme, et meil on 9 poissi ja 16 tüdrukut ja meil on vaja teha meeskonnad, kus on 2 poissi ja 2 tüdrukut. Ja seda arvestatakse sellise valemiga C. Nii. Ja see on kombinatsioonid K kaupa N-ist. Ehk siis, ja siis selle edasine kuju on niimoodi. Ehk siis, meil on see 9 poissi, 16 tüdrukut ja vaja on meeskonda 2 poissi ja 2 tüdrukut. Nii et kõigepealt võtame kombinatsioonid poistest, et meil on vaja, et mis on erinevad võimalused, et võtta 2 poissi sellest 9 poisist. Ehk siis me teeme niimoodi 2 poissi, mitme kaupa me neid võtame ja siis N-ist ehk mitu poissi meil üldse kokku on. Ja siis seda me arvutame. N on 9, nii et N faktoriaalis jagatud. Nüüd on K, ehk siis see mitme kaupa me neid võtame. Ja siis N miinus K, ehk siis 9 miinus 2 K faktoriaalis. Nii siis see võrdub, teeme alumise kõigepealt. 2 faktoriaalis on 2 korda 1 ja siis siin on 7 faktoriaalis, sellepärast et 9 miinus 2 on 7 ja siis selle me võtame faktoriaali. Nii. Ja siis üleval on 9. Ja nüüd, kuna meil on siin mõlemas faktoriaalid, siis me tahame faktoriaale taandada. Ja faktoriaale me saame taandada näiteks niimoodi, et me läheme, leiame samasuguse faktoriaali ka ülevalpool murrujoont, kui on allpool murrujoont. Nii et siin me saime taandada selle, siin on 1, taandada selle 1. Ja me saame siin ka taandada, et siin on 1 ja siis siin on 4. Nii et lõpuks on 9 korda 4 ja 9 korda 4 on 36. Nii et meil on 36 erinevat võimalust võtta 2 poissi nendest 9 poisist. Nüüd vaatame tüdrukuid, et meil on ka 16 tüdrukut ja on vaja saada 2 tüdrukulised, 2 tüdrukut tiimi. Nii et see on poisid siis. Teemegi tüdrukud kollased, siis tüdrukud või oranžikad. Siis on kombinatsioonid 2 kaupa ja siis 16, sest tüdrukud oli kokku 16. Me kasutame seda sama valemit, et N faktoriaalis jagata K faktoriaalis korda siis N miinus K. Ja siin me saame arvutada, et 2 korda 1. Oi. Läks palju maha. 2 korda 1 korda 14 faktoriaalis. Ja me teame, et me tahame taandada, nii et teeme 16 korda 15 korda 14 faktoriaalis, sest me teame, et faktoriaal lihtsalt tähendab seda, et ta on korrutatud niimoodi iseendaga kuni 1-ni. Nii et me saame taandada siit. Ja siis me saame taandada ka selle 2 ja 16. Nii et meil jääb 8 korda 15. Ja 8 korda 15 on 120. Nii, ja nüüd me teame, et on 36 erinevat võimalust võtta poisse ja 120 võimalust võtta tüdrukuid. Ja nüüd me tahame teada, et meil on vaja need teha tiimid, kus on 2 poissi ja 2 tüdrukut, et mitu erinevat võimalust on teha selliseid tiime. Ja siin me saame kasutada seda sama korrutamisvõtet
võtet, mis me enne kasutasime, või korrutamislauset. Ehk siis meil on 36 poissi ja või võimalust võtta poisse, 36 võimalust võtta poisse ja 120 võimalust võtta tüdrukuid. Ehk siis mis see tähendab on see, et me saame teha 36 korda 120. Ja see on 4320. Nii et me teame, et 9 poisist ja 16 tüdrukust on võimalik moodustada 4320 tiimi või võistkonda, kus on 2 poissi ja 2 tüdrukut. Nii, ja viimane osa, millest ma praegu räägin, on variatsioonid. Variatsioonides on oluline ka grupisisene järjestus, ehk siis olukorras, kus meil on näiteks vaja teha võistkondi, kus on näiteks teatejooks, et on oluline, mis järjekorras nad on. Nii et variatsioonid. Nii, ja variatsioon arvutatakse niimoodi, et on B variatsioonid K kaupa N-ist. Ja seda arvutatakse niimoodi, et võetakse erinevad kombinatsioonid K kaupa N-ist korrutada permutatsioonidega. Ehk siis millised tiimid on võimalik moodustada ja siis mis järjekorras. Ja siis selle me saame taandada siin ühe lihtsama valemi selle jaoks. Nii et siin ma kirjutan praegu variatsioonide kombinatsiooni valemi, korrutades permutatsioonid, mis on niimoodi. Ja nüüd me saame siin taandada ja siis siit tuleb välja variatsioonide valem. Nii. Ja ütleme, et on meil sama võistkonnad, mis me enne arvutasime välja, kuidas teha, et meil on need 2 poissi ja 2 tüdrukut nendes tiimides. Ehk siis meil on 400 või 4320 erinevat tiimi, võimalust. Ja nüüd me tahame teada, et nagu mitu erinevat võimalust on, kui on oluline, mis järjekorras need võistlejad seal on. Ehk siis me arvutasime juba need kombinatsioonid seal üleval pool välja. Nüüd kasutame permutatsioone. Et kuna siis on kuna meil on juba 400 või 4320 võistkonda ja kuna igas tiimis on 4 liiget, siis me korrutame 4 faktoriaaliga ehk siis selle permutatsioonidega ehk siis selle osaga siin. Ja siis siit me saame arvutada 4320 korrutada 4 korda 3 korda 2 korda 1 ja see on 4320 korrutada 24 ja see võrdub 103,680. Ehk siis olukorras, kus meil on sellised tiimid, kus on 4000, kus meil needsamad tüdrukute ja poiste tiimid, mida oli võimalik moodustada 4320 erinevat tüüpi. Ja nüüd, kui me tahame teada, et mitu erinevat võimalust on neil olla erinevates järjekordades nende tiimide sees, siis me teame, et vastus on see.